Tere! Ilusat Tartu Linnaraamatukogu sünnipäeva meile kõigile ja täna on siia saali kogunenud tõesti, ma peaks ütlema, meie lugejate koorekiht. Et oleme kutsunud neid inimesi, kes meile on eriti olulised, kes on meie kõige suuremad abilised, parimad koostööpartnerid ja meie kuldlugejad. Suur aitäh, et te olete tulnud ja mul on eriti hea meel, et tänane õhtu on meil nii prominentsete esinejatega. Me räägime raamatuaasta puhul ikka kirjandusest ja esinejaid ei olegi vaja ilmselt tutvustada, aga et oleks korralikum, siis siiski meie härra linnapea ja meie härra linnakirjanik. Nii et Urmas Klaas ja Tõnis Vilu, suur aitäh tulemast ja väga põnevat raamatuteemalist vestlust meile. Aitäh. Tere ka minu poolt ja head raamatuaastat. Arvan, et ikka veel võib öelda, et see ei ole nagu head uud aastat soovimisega, vaid terve aasta jooksul võib seda soovida. Me oleme siin siis koos linnapeaga ja räägime raamatutest laiemalt. Võib-olla ma esiteks küsingi, et tõenäoliselt linnapea töö on suhteliselt nagu kiire, et kui palju aega seda lugemiseks üldse jääb ja kui palju aega te oma vaba aega nagu sooviksite pühendada üldse lugemisele? Tere õhtust! Ja julgen ennast nimetada raamatu usku inimeseks. Ja kui Lennart Meri aastal 2000 Eesti raamatu aastal, juubeliaastal nimetas Eesti rahvast raamatu lasteks. Raamat on meie ema ja isa, siis ma julgen öelda, et minu elus on ka raamatud väga olulist rolli mänginud. Juba lapsepõlvest saadik. Peres loeti väga palju raamatuid, vanavanemad lugesid raamatuid ja oma näiteks emapoolse vanaisaga meil ikka väga pikalt jätkus juttu, sest ema tõi raamatuid ka raamatukogust ja siis me vaatasime, et kes siis mida tõi ja kes midagi loeb. Aga ka praeguses ajas raamatuaasta, kuidas muidu saab, ikka loen raamatuid. Ja ma julgen öelda, et ma isegi loen praegu rohkem kui võib-olla 20 aastat tagasi. Sellepärast, et kui ma olin Tartu Ülikoolis töötasin ja üliõpilastele ajalugu õpetasin, siis lugesin ma põhiliselt teaduskirjandust, erialakirjandust, lugesin kahtlemata erialakirjandust. Aga praegu ma loen ilukirjandust ja ma naudin neid hetki ja võimalusi lennujaamades, lennukis, rongis, aga ka õhtul kodus. Aga ma hoolega valin, mida lugeda. Õigupoolest mu abikaasa valib, et mida ma peaksin lugema ja soovitab. Ja seetõttu ei ole aega raisata ja meelega järgnen nendele soovitustele ja loen ilukirjandust. Kas see on teie abikaasa mingi hariduslik projekt siis teie harimisel või et teil oleks nagu millestki rääkida rohkem nagu kirjandusest? Seda ma täpselt ei oska öelda, aga igal juhul ta avab ajalehe Sirp, jätab lahti täpselt selle koha pealt, millise artikli ma kindlasti pean läbi lugema. Ja raamatuid, ta muidugi teab, meil on sarnased huvid, nii et ta kindlasti soovitab mulle neid, mis mulle ka tõepoolest ka meeldivad. Aga miks ma sellele soovitusele väga hästi järgnen, mul on meeles kunagi oma hea kursusekaaslase Juhan Kreemi soovitus. Juhan Kreem, kes samamoodi ajalugu õppis Tartu Ülikoolis minuga ühel kursusel, siis me ju teame, Juhan Kreem on viidingute suguvõsa esindaja, Tarandid, viidingud ja nii edasi. Ja tema ütles niiviisi, et tema ei vali ühtegi raamatut ise.
et ta kuulab oma isa, ema ja onude tädide soovitusi, sest aega on nii vähe, et ise lugeda ja avastada, et siis ei pruugi üldse hea raamatu otsa saada. Nii et ma järgin ka hea meelega soovitusi, aga loomulikult avastan ka ise, aga tõesti, kuivõrd aega on vähe ja ma olen väga ikkagi nii pean ennast kohusetundlikuks inimeseks, kel raamatut pooleli jätta ei kõlba kuidagi, siis tahaks tõepoolest, et see raamat haaraks kaasa ja on see, mis köidab. No, te ütlesite, et 20 aastat tagasi oli vähem lugemist, aga võtame... Ilukirjanduse lugemist. No jah, selles mõttes küll, aga võtame ka veel 20 aastat varem. Et siis olid 80-ndad. Te olite vist teismelise põlves. Et kuidas ilukirjandus siis teil nagu rolli mängis elus? Minu ajal tuli koolis väga palju lugeda. Meil olid väga suur kohustusliku kirjanduse hulk oli, et seda ilma ei olnud võimalik. Aga mulle meeldis, mul olid väga head eesti keele ja kirjanduse õpetajad. Räppina keskkoolis, jah, olid väga suured isiksused, väga sügavad isiksused. Ja üks kirjandusõpetaja Elga Sillaste näiteks, ta oli üsna eakas, kõndis kepiga, ta ei olnud ühtegi konspekti, tuli tundi, pani oma kepi risti õpetaja laua peale, pani silmad kinni ja hakkas rääkima. Ja rääkis 45 minutit. Vahepeal avas silmi, aga rääkis. Haudvaikus oli klassis. Kõik konspekteerisid või lihtsalt kuulasid, sest see oli nii köitev ja niivõrd, nagu tänapäeval öeldakse, inspireeriv. Ja tõesti oli seda. Ja ma olen väga õnnelik laps olnud sellepärast, et meil oli Räpinas ja siiamaani tegutseb Räpina paberivabrik. Ja kujutage ette, kui Räpina paberivabrikusse toodi järjekordne koorem makulatuuri, suurde lattu, siis me naabripoisiga ja sõbraga Aapo Ilvesega ronisime läbi teatud aukude sinna lattu, kus ta makulatuuri toodi. Oi, ja sealt võis leida raamatuid. Eesti entsüklopeedia, Vabadussõja ajalugu, igasugused seiklusjutud, need Eesti-aegsed raamatud. No see oli vapustav. Sealt me siis lugesime, tirisime koju neid ka ja see oli see, mida ju kätte ei saanud ju kuskiltki. Aga meil oli see privileeg tänu sellele paberivabrikule. Millised raamatud sellest ajast meelde jäävad peale entsüklopeediat? Ma leidsin sealt, mul alles need ka praegu, ajaloo õpikud, need, mille järgi õpetati Eesti koolides. Ja muide ma leidsin sealt ka 19. sajandi lõpust ajalooõpikuid, kampaania ajalooõpikud näiteks. Ja mul alles ja need köitsid. Nii et ka isapoolne vanaema oli mul hetkeks õpetanud kootikirja ja mul ei olnud mingisugunegi probleem seda lugeda. Tema oli väga sügav kiriku inimene ja ta andis mulle lugeda kootikirjas vanu raamatuid, kiriku lauluraamatut näiteks ja koos me õppisime ka selle kirja selgeks ja ma lugesin neid vanu ajalooõpikuid. Ja minu meelest olid need paremini kirjutatud kui minu oma ajalooõpikud. See ilmselt seal mängib natukene kaasa ka, mis ajast pärit on, et 80-ndad. No minu isa oli natukene vanem kui teie olete, aga temal oli just selle rahvuslik taasärkamine 80-ndatel kohe muutus väga oluliseks tema jaoks vanema Eesti luule lugemine. Ehk siis oli patriootlikud meeleolud tema oma 20-ndates umbes. Et pärast seda näiteks taasiseseisvunud Eestis
see nagu ei kordunud, eriti ta pärastpoole nii palju luulet ei lugenud, aga ilmselt see ühiskondlik olu nagu tõukab ka. Ja kui sa näed mingit erinevat ajalugu, siis see ilmselt ka kütkestab. Jah, iseseisvuse taastamine ja laulev revolutsioon ja kõik see muinsuskaitse liikumine ja kõik see loomulikult on minu kujunemise loos väga olulisel kohal. Nii et seal on palju asju. No, näiteks selle räpinas oli kirikuõpetaja Andres Põder, hilisem Luteri kiriku peapiiskop, kes oli Pärnust tulnud meile. Juba Pärnus silma jäänud sellega, et väga palju suhtles noortega ja korraldas kirikus selliseid sündmusi, mida üldiselt nagu ei ole nagu väga nagu võib-olla kombeks korraldada. Siis jah, eks minu ajaloo huvi kindlasti on ka mõjutanud just nimelt see muinsuskaitse liikumine, iseseisvuse taastamine, uus ärkamisaeg, kõik see pool. Ja loomulikult siis hakati ju ka järjest, tuli ka uusi, taas trükiti palju raamatuid, palju ajaloo raamatuid. Ja see kõik on kindlasti oma jälje jätnud, et ma ajalugu õppima hakkasin. No siit sellest jutust juba kõlab läbi tulevane magistritöö teema, ehk siis õigeusu kirik Lõuna-Eestis 1848 kuni 1917 halduskorraldus ja preesterkond, et siin on nagu ajalooraamatud ja siis ka kiriku taust, et ma näen, et üsna loogiline selline kulg. Aga kui loogiline see nagu teie enda jaoks tundus, kas ajaloo õppimine oli siuke äkkotsus või oli see nagu ikka tunda, et seda tõmmet on juba tükk aega? No, mul oli 2 valikut, kas õppida arstiks või hakata ajalugu õppima. Ja ma töötasin ka kooli vaheaegadel haiglas operatsioonitoas sanitarina, nii et ikkagi mind valmistati ette, peab ikka üks kirurg tulema ikka. Selline traditsioon oli ka perekonnas meedikud olemas ja et ikkagi võiks ikka minna ikka arstiks õppida, aga selles mõttes oli see eelkutseõppe väga hea haiglas, need kooli vaheajad seal töötada, et ma saan aru, et see ikkagi ei ole ikkagi see, mida ma tahaksin teha. Ja see ajaloo huvi oli ikka suur ja ma ei saa salata ka poliitika huvi. Ja sel ajal, kui mina pidin valima, mida ma ülikooli õppima lähen, siis et seda kõike ka seda huvi rahuldada ja see tõesti oli sel ajal väga põnev. Ajalukku oli ka konkurss väga kõrge, seal oli ligi 4 üliõpilast, 1989 aasta 4 kandidaati ühele kohale, see oli suur konkurss. Ja ma valisin ikkagi selle kutsumuse ja selle huvi ajalugu, poliitika ja ma leian, et see on õige valikond. Meil oli väga laiapõhjaline õppekava. Saime psühholoogiat, sotsioloogiat, politoloogiat, nad tulid järjest punaseid aineid. Mina õppinud ei ole, see oli esimene õppeaasta, kus enam ei olnud, ei sõjalist ega punaseid aineid. Ja sealt ta niiviisi läks. Ja ma tean küll, et raamatuaasta ei tähenda ilukirjanduse aastat, vaid üleüldse eestikeelset raamatut, aga näiteks tollal ülikoolis õppides kas võtsite ka mõnda kirjandusainet või kas on mõni kirjanik, kes on meelde jäänud sellest ajast, keda meeldis lugeda? Ma kujutan ette, et ikka tudengid soovitavad üksteise vahel, et võiksid seda lugeda või toda. Ja võib-olla see on ka laiem küsimus, mitte ainult ilukirjandus, vaid et mis raamatud just mõjutasid tol hetkel kõige rohkem, kas või ajaloo teadust või midagi sellist? Eks loomulikult me ajaloo üliõpilane peab väga palju lugema, seal teisiti lihtsalt ei saa. Ja kui esimesel kursusel on vana aeg, siis loomulikult me lugesime antiikkirjandust. Meil oli ladina keel kohustuslikus korras 3 semestrit. Mul oli väga hea ladina keele õppejõud, professor Anne Lill.
tema õpetas meile mitte ainult keelt ja seda, et me olime tõesti kursuse lõpus võimelised keskaegseid kroonikaid ka sõnaraamatuga lugema, see oli ta eesmärk, aga ta õpetas meile ka antiikaja kultuuri, ajalugu, kõike, mis selle keelega kaasas käib. Ja ikkagi ta alati ikkagi õpetas seda, et ikka tuleb küsida, miks see nii on ikkagi, et ikka võimalikult ikkagi sügavale minna kõigi teemadega, nii et neid ka ilukirjandust, mis käis kaasas meie ajalooõpingutega, oli palju. Keegi ei käskinud lugeda, aga loomulikult, kui oli jutuks talurahva liikumis, me lugesime ikkagi Prohvet Maltsveti uuesti läbi ikkagi päev selge ikkagi. Võtsime Tammsaare uuesti, et oleks põnevam. Ja minu jaoks just sellise ilukirjanduse ja ajaloo seose ja selle, et üks ajaloolane peab lugema ka ilukirjandust, avas Hain Rebas, kes oli meil külalisprofessor, Kiili ülikooli professor, paljud teavad, esimene kaitseminister, iseseisvust aastanud Eestil. Ja tema tuli esimest loengut pidama, ta luges Läänemere riikide suhteid ja Läänemere riikide kultuuride suhteid. Ja ta küsis, et üliõpilased nimetage kõige kuulsamaid, tuntumaid Eesti ajaloolasi. No me siis pakkusime ikka Sulev Vahtre, Helmut Piirimäe ja nii edasi, Jüri Kivimäe, ei, kaugelt panete mööda. Kõige kuulsam Eesti ajaloolane on Jaan Kross, ütles ta. Siis me hakkasime mõtlema, tõesti, mõelda Jaan Krossi loomingule. Me hakkasime hoopis teise pilguga lugema Jaan Krossi, mina vähemasti, sellepärast, et loomulikult see põhines ju meeletule arhiivitööle ja tööle allikatega. Ja kui mõtleme, kui palju on Eesti ajalugu viinud laia maailma, kes loomulikult Jaan Kross. Nii et need seosed on põnevad ja nii ta on. No ja eks ajaloo kiirenduse ja ilukiirenduse vahe on alati olnud ka natuke selline lükka või tõmba, et võib-olla ajaloo kiirendus ei pea ilukiirendust otseselt nagu tõeallikaks ja ei peakski olema, see ei ole nagu ilukiirendus ei pea olema faktide allikas, aga ma ikkagi näen väga sarnaseid jooni, ajaloolased ise ka kasutavad teatud mingisugust kõnepruuki, et sa pead selle teksti kuidagi kirja panema, see nõuab valikuid ja mõnikord ka esteetilisi valikuid, kui on näiteks populaarteaduslik ajalooraamat. Et need seosed on palju ja minu arvates üks huvitavaid või kaks huvitavat ongi muidugi Marek Tamm ja David Vseviov, kes suudavad siis ka huvitavalt rääkida ajaloost. See on minu väike tähelepanek sellest. Aga ma arvan, et mis Jaan Krossi nagu veel ajaloo kirjandusest natukene eristab, on see, et ta võib suuta anda nagu Eesti rahvale mingisuguse uue mõtestatuse, mida ajaloo kirjandus otseselt nagu ei pea seda andma või ei ole see kutse selleks. Aga Kross, kui ta kirjutab Baltasar Russovi eestlaseks, et see on väga selline natuke missioonitundega otsus, mida ajaloolane ei saa endale lubada, kui tal ei ole seda otsest tõestust, et Baltasar Russov tõesti oli eestlane. Need on siis need mõtted. Aga näiteks mõni hiljutine ajaloo teemaline raamat, mis ei ole ilukirjandus, mida te näiteks soovitaksite, mis on huvi pakkunud? Ma tulen selle õigeusu kiriku juurde tagasi. Sellepärast, et minu akadeemiline huvi ja töö on olnud tõesti õigeusu kiriku ajaloo uurimine ja ka õpetamine. Ja me ei mõista ka tänast Venemaad ja ei mõista tema tegevust ja käitumist
Muidugi me peame uurima õigeusu kiriku ajalugu ja peame uurima, kust need imperialistliku mõtteviisi allikad tulevad, millal see põhineb 3. Rooma ideel. 2 esimest Roomat on hävinud, kukkunud, 3. on Moskva ja 4. ei tule. Ja ma ikka jälle võtan kätte tõepoolest neid raamatuid, mis avavad selle suurvene mõttelaadi, õigeusu ja riigi suhteid ning ma olen isegi siin viimasel ajal mõne ettekande sellel teemal pidanud. No üks raamat näiteks on, mis võtab väga hästi kokku selle arengu, on Bütsantsist Bütsantsini. Just nimelt. Konstantinoopoli langemine, Venemaa võtab üle, asub 3. Rooma ehk Bütsantsi rolli ja taastab seda. Bütsantsist Bütsantsini on ühe Ungari ajaloolase teos ja mõnevõrra keeruliselt kirjutatud, aga väga hästi võtab selle teema kokku. Näiteks, kui üks aeg-ajalt võtan kätte ikkagi siis ajaloo teostest, aga need ajaloo akadeemilisi ülevaate teoseid, neid läheb mul ühte lugu vaja, nii et kui ma mõnda esinemist või ka kõnet ette valmistan, siis ikkagi vaatan või kontrollin mõne asja üle, mis ei ole seotud ei otseselt ega kaudselt mu akadeemilise huviga. Aga kust see huvi õigeusu vastu tuli? Siin muidugi see magistritöö oli rohkem nagu halduskorralduse ja preesterkonna pealt, mitte otseselt nagu religiooni kohta. Aga kuulsin enne taust vist, et kuskil perekonnas oli keegi kirikutegelane? Kiriku inimesed, see on meie traditsioon, et see niiviisi on ja me oleme Luteri kirikusse kuulume. Aga miks siis õigeusu kirik rohkem nagu huvitas? See oli väga põnev. Ja sellepärast ka, et väiksel lapsel ikkagi jääb kodust mõjutusi külge, nii et Räpinas oli 2 kirikut. On ka muidugi vabakirikuid, aga 2 ütleme siis... Siiamaani on. Jah, 2 siiamaani on Luteri kirik, Luteri kogudus ja Püha Mikaelile pühendatud ja õigeusu kogudus Sakariasele ja Elisabetile pühitsetud. Ja see oli väga põnev vaadata, kuidas need on 2 täiesti erinevat maailma. Ja ma lapsena isegi, mul on meeles väga eredalt, et ma olen kohtunud ka patriarh Aleksiusega, kes toona oli küll metropoliit, aga käis Räpinas ja kuivõrd minu emapoolne vanaema suhtles selle preestriprouaga, see preestri nimi oli muide Julius Niinemets, tema pojapoeg, akadeemik Niinemets õpetab praegu Maaülikoolis, on siin Ülo Niinemets ja tema perega suhtlemises see preester Johannes Julius Niinemets, temal olid mesilased. Ja minu vanaema käis mett otsimas kogu aeg selle preestriproua Valeria juures. Ja ükskord oli seal suur mustlimusiin maja ees ja selgus, sellega on saabunud kõrge kirikuisa. No, jääb meelde, hakkad mõtlema selle peale, juurdlema, küsima. Võrdled jumalateenistusi, käid ühes kirikus, vaatad, kuidas on jumalateenistus. Selle vanaema Leontiinega käisin ma kogu aeg Luteri kirikust ja ma panin väikse poisina pingi peal istuma ja pidin kõik jumalateenistused, kus ta käis pühapommikul tihedamini kaasas käima. Ja võrdled ja siis, kui tuli eriala valida, teemat valida, läksin Sulev Vahtre juurde, professor Vahtre juurde, ütlesin, et ma olen mõelnud, ma võtaks õigeusu kiriku ajaloo uurida. Ta ütles, väga hea plaan. Seda pole kaua keegi uurinud, praktiliselt uurimata, hakka aga tegutsema. Ega Sulev Vahtre juurde saada juhendatavaks, see ei olnud ma arvasin, et niikuinii ta ei võta mind, et see lootusetu. No miks peaks? Tal on nii palju teemasid ja hõivatud professor. Aga teda hakkas ennast huvitama
veel rohkem see õigeusu kiriku lugu ja ta ise oli loomulikult ju Luteri kiriku ja kiriku ajalooga väga tihedalt seotud, olles Laiuselt pärit ja Johan Kõpp on sealt ja kõik see liin, eks ole. Ja siis ma võtsin ja avastasin, kui põnev see on. Ma kirjutasin, oma lõputöö kirjutasin ja Võru praoskonna näitevaral ja teadusmagistri sain ja preesterkond Lõuna-Eesti. Ma vaatasin, kuidas õigeusu kirik on oma struktuuri loonud Eestis, Lõuna-Eesti näitevaral, pärast usuvahetusliikumist. Me teame, et Hans Kruus on uurinud väga põhjalikult usuvahetusliikumist, ta nimetab talurahva liikumine, Liivimaa 1845-48 tema doktoritöö, asjalt edasi. Kuidas siis need uskohatanud inimesed siin siis pidid hakkama saama. Nad tahtsid tagasi tulla, nad ei saanud hingemaad, mida neile lubati. Astud keisri usku, saad maad, krooniline maapuudus, ei saanud. Tahad tagasi tulla Luteri kirikusse, ei lasta. Käisid salaja kirikus armulaual, hakati kutsutama kirikuvarasteks. Ja väga põnev ning see, et kuidas tõepoolest need kirikud ehitati, kuidas preestrid siia saadi, mismoodi kõik see asi üles ehitati. No jah, me taha poliitiliseks minna, aga selle õigeusu halduskorralduse teema on tänapäeval ka väga aktuaalne. Jah, aga seda sa mõistad siis, kui sa oled seda varasemat perioodi ka uurinud. Jah. No võib-olla sellesse ei hakka süvenema, see ei ole selle õhtu teema, aga siin oli ka küsimus, võib-olla lähme hästi tagasi sinna lapsepõlve, et mina isiklikult mäletan, minu vanaemal olid väga suured raamaturiiulid, aga need on enam-vähem üsna nagu kõigil nõukogude ajal elanud inimestel olid, ehk siis raamatud olid suhteliselt odavad, pluss muidugi pool sellest anti tasuta sulle, see oli see punane kirjandus, mis kaasa anti. Et seda oli seal ka vahel, aga mõnikord oli ka punase kirjanduse seas päris huvitavat nagu poisile lugeda, näiteks ma mäletan, oli, kohe ma vaatan see autori nimi, Voldemar Raidaru Poisid tänavalt, mis mulle meeldis, sest mulle meeldis ka Tom Sawyer, mis on sama, siis Paldenava poisid, kõik siuke poisikirjandus miski pärast, aga seda vist anti mulle ette. Aga näiteks selle Raidaru teksti puhul ma siis tollal kohe kindlasti ei suutnud nagu läbi lugeda seda, või tähendab sellest välja lugeda seda kodanlikku Eesti kriitikat, kuigi ma olen kuulnud, et see raamat pärast poole, et ta siiski nagu püsib, et ta räägib nendest aleviku poistest, kellel olidki keerulised eluolud ja nende seiklustest, et see ei ole otsene selline marksistlik kuulutav teos. Igatahes mul on head mälestused selle raamatuga, ma ei ole nüüd üle lugenud ja mul olid ka meisterdetektiiv Kalle Blomqvist näiteks ja üldse kõige varasem mälestus raamatust oli, kui ma olen pärit Väike-Maarjast, mis on väike alevik seal Rakverest 30 kilomeetrit lõunas, siis mõnikord Väike-Maarjasse toodi Norras annetatud riideid ja asju lihtsalt jagati laiali alevikus, et mäletan, et läksime emaga sinna, tema otsis mingeid riideid sealt ja siis ma sattusin sinna raamatukasti juurde. Ja sealt mul jäi näppu üks selline atlas. Tänapäeval on meil kõik Google Maps enam-vähem üks ja sama visuaalne keel on, aga see oli kuskil trükitud, ma arvan, 60-ndatel, mis oli hästi värviline, ja väga hästi lõhnas ka veel, kus olid demograafia, olid muidugi, ma tollal ei saanud aru sellest, aga erinevate värvidega kliimad, kõik see oli nii ilusasti kuidagi joonistatud. Ja sellest on mul väga ere mälestus, mul on siiamaani alles see raamat ja ma hiljuti vaatasin, siis ma olin sinna
ise tõmmanud nagu rongiteid kui sinna Londonisse ja ma ei tea, et mõelnud rongide peale. Et kas teil on ka mõni selline varajane mälestus? Ma kuulen ja muhelen selle pärast, et need samad Kalle Blomqvist ja kõik Paldänava poisid ja Astrid Lindgren, no need olid kõik ka minu lugemislaual, need on tõesti väga köitvad, veri ei mingit kahtlust, eks ole, ja kõik edasi, et nad köitsid loomulikult ja poissid tõenäoliselt ka väga, nii et me ka sõpradega mängisime ju neid süžeesid läbi ikkagi, et avastasime kuritegusid ja olime detektiivid ja sõitsime jalgratastega, me olime ikkagi detektiivid jalgratastel. Isegi hakkasime kujutama ette endale, et aga see mees seal võiks ju olla kuidagi seotud selle kuriteoga ja siis sõitsime ratastega ringi, nii et tehti nalja, et Räpina poisid ikkagi on sellised, nagu jalgrattapatrull, et kui midagi vaja oli kellelgi teada, need teadsid kõik, kes kogu aeg sõitsid ringi ja edasi. Nii et jah, aga samamoodi kaardid, täiesti üks ühele. Nii et kaardid köitsid mind poisina, neid leidis muide sealt ka paberivabrikust ja saada üks veltatlas, see oli ikkagi tõeline rariteet ja ma küll neid raudteid ei tõmmanud, aga ma viktoriinidel ja mälumängus alati oli kõigil meie võistkonnal teada, et ma tean kõiki pealinnu, riike, kõiki peast väga hästi. Ja ma mäletan eriti seda visuaalset külge, et seal vist olid ilmselt mingisugused kaarditegemise standardid olid olemas, aga visuaalne keel oli suhteliselt erinev kui mis tänapäeval me näeme, et just ma mäletan, et kui eredad need värvid olid seal nagu lihtsalt trükitud, lihtsalt võisin sinna uppuda. Ma võin lisada veel, kui te küsisite, et veel sellisest noormehe põlvest või teismelise east ka, mis mulle väga suurt huvi pakkus muide ja oli see, isa on hariduselt jurist ülikooli lõpetanud ja tal olid kodus kõik võimalikud koodeksid ja juriidiline kirjandus ja ma ei tea millegi pärast, ma lugesin kõik need läbi. Näiteks, et kriminaalprotsessi koodeks oli millegi pärast mul väga hästi ei meelde, et mis seal kõik kirjas oli, et kui palju aastaid mingisugusegi karistuseks anti. Aga juristiks ma ei läinud õppima. Aga kõik need lugesin läbi ja väga põnev oli. See võib ka olla sellest, et poolest asjast võib-olla ei saa väga hästi aru, aga on tunne, et see on kuidagi oluline. Siis sa nagu pead sellest läbi närima. No isa uuris neid, eks ole, seal tal olid kõik paberid sinna vahele pandud, aga kuidagi tundus ja väga tähtis. Minul oli see lugu, et see oli ka teismisel põlves. Mu isa tellis Äripäeva ja siis ma lugesin neid, kuidas nüüd öelda, siis aktsiad või mis iganes need numbrid, mis jooksid seal taga, kellel tõusid mingi protsendid või mida iganes. Ma ei olnud üldse mitte mingisugune finantsinimene ega ei huvitunud majandusest üldse, aga kohutavalt kuidagi huvitav oli neid numbreid jälgida selle Äripäeva järel. Et huvitav jah, et miks nagu mingid asjad nagu huvi pakuvad, isegi kui sa otseselt aru ei saa sellest. Minul on see teine asi, mis näiteks minu elu võib-olla kõige rohkem muutis, oligi raamat, millest ma esimese lugemisega ja võib-olla ka mitmenda lugemisega päris aru ei saanud. Kuskil põhikooli lõpus ma täiesti juhuslikult võtsin vanema riiulist Kafka protsessi lihtsalt ja lugesin selle läbi. See elamus nagu lükkas mind niimoodi kirjanduse teele, kuigi nagu see kõik tundus nii ilmus segane, et see oli minul nagu siuke muutev teos. Kas teil on ka mõni selline üleminekuaja teos, ma mõtlen just, et siis kui poiss saab noormeheks, et
on meeles midagi, mis on nagu oluliselt mõjutanud tol hetkel? Ma ei oska niiviisi öelda, et üks raamat, mis oleks eriliselt mõjutanud. Neid, mis silmaringi avardasid ja olid põnevad lugeda ja ka maailmapilti mõjutasid, neid oli mitmeid, mis mulle võib-olla jah ka on pannud järele mõtlema ja seda maailma avaratanud, on tõenäoliselt Stepihunt, Meister ja Margarita. Aga sinna kõrvale sai muidugi ennem loetud Kolme musketäri ja kõiki selliseid asju ka, aga just nagu selle sügavuse mõttes, mida ma ikkagi pidin lugema ja hoolega mõtlema ja järgi mõtlema, on jah, võib-olla need viimati nimetatud. Selle Meistri ja Margaritaga tuleb mul meelde, et minul oli ka väga hea kirjandusõpetaja, kelle käe alt väljusid ka mõned poliitikud. Ja temale ütlus, et kui poliitik ei ole lugenud Meistrit ja Margaritat, siis tal ei ole mitte midagi rääkida selle inimesega. Jah, see küllap on siin tugev tõsi sees, aga just ka kogu see nõukogude aja absurdsus ja sürrealism ja kõik selline maailm, tuleb kontroll Moskva Varieté teatri kohvikusse. Võileivad on vanaks läinud. Miks te müüte vanu võileibu? Need ei ole vanad võileivad, see on värskuse teine aste, ütleb kohvikupidaja. See, eks ole, kõik, et mõista seda ja kuidagi see, ühesõnaga tundsid sealt palju asju ära ja muidugi on väga ülimalt intelligentne teos. Stepihunt on üsna selline natuke depressiivne, ta võib noorema seas mõjuda, süvendada teatud võib-olla mingit sellist mustemat elutunnetust, aga ma kuskilt lugesin, et te ütlesite, et teie klaas on alati pool täis. Et kuidas praeguse kirjandusega on, kas see tüürib rohkem sellise positiivsema joone suunas või jääb igasugust muid asju ka? Muidugi tuleb olla elujaatav ja optimistlik, ikka peab olema klaas pool täis. Päev selge. Ma leian, et meil ilmub Eestis praegu väga palju head kirjandust. Ja kui ma viimaseid lugemiselamusi meenutan, siis ma arvan, paljud nõustuvad Lili Luugi töödega ja Öö ema näiteks. Alguses natuke raske harjuda selle stiiliga, need varasemad Venna keha ja ma ei tule praegu meelde veel, mis olid, aga see Öö ema meeldis mulle ise äranis. Ja kui mul see ajaloo huvi on ikkagi kogu aeg olnud, siis ma olen alati ka ilukirjanduse puhul on köitnud elulood kindlasti ja köitnud just ikkagi sellised teosed, millel on ajalooline süžee, ajalooline tagapõhi. Ja ma leian, et just nimelt ka nagu Lili Luuk toob välja just nimelt sellise meie ajaloo väga olulise etapi selles ajaloos. Ja kuidas see kõik nüüd tänasel päeval meis vastu kajab, see on väga tähtis minu jaoks. Ja ma olen seda teemat just nimelt vaadanud, et mitte ainult nüüd ka Lili Luugi järgi, vaid ma näiteks vaatasin siin nädal tagasi ühele sõitu minnes, et mis raamatu ma kaasa võtan, ja ma kuidagi jäi mul näpp peale Kunderal. Ja ma võtsin tema Teadmatus, Punase raamatu sarjas, see on väga hea sari, mis räägib siis, kuidas on Tšehhist välja inimesed läinud ja elavad Pariisis ja veel mujal maailmas ja kuidas nemad tagasi jõudes, kui raudne eesri on langenud,
uuesti läbi elavad enda elu seal enne Nõukogude või enne Praha kevaded ja välismaal olles. Või sama teemaga tegelikult, mida ma ka lugesin, on ka võib-olla ka kultuskirjanikuks võib lugeda, või vähesti väga suured tiraažid on ju Hosseini eesti keeles ilmunud ka teosed nüüd Lohejooksja ja just nimelt, jah, täpselt need, et samamoodi, eks ole, kui vähe me teame tegelikult Afganistanist, ja ma olen õppinud loomulikult ülikoolis ka Olav Mihkel Klaassen oli nõudlik professor, kõik Aasia-Afrika ajalugu on, me pidime väga põnev, aga ikkagi võtad selle kätte, sa jällegi vaatad seda, jällegi kui paljud rahvus on kannatanud, aga jällegi ka, kui nad on nüüd emigratsioonis, eks ole, elavad, kuidas see kõik seal vastu kajab. Ja kuidagi see teema on tulnud mulle kätte. Lili Luuk on ka ajaloolase taustaga küll kunstiajalugu ja ma tean, et ta teeb väga korralikku arhiivitööd ka, nii et taga on kindlasti tugev töö. Ma isiklikult sama teema pealt soovitaksin ka Ene Mihkelsoni, kuigi näiteks Ahasveeruse und võib olla päris keeruline lugeda, aga see on üks kirjanik, kes on tõesti arhiivi uppunud. Ma muidugi Ene Mihkelsoni teemaga haakun täielikult ja pean tast väga lugu ja tema töödest ja just sellega, et me peame oma ajalooga tegelema. Nii et jah, aga olen jälle ka pidanud ka näiteks seda oma kohuseks, et kui kingitusi meie pere teeb, siis me oleme näiteks Lili Luuki raamatuid ja Ööema pidanud ülesandeks võtnud talle, me peab kingituse sees olema see raamat ka. Ja. Aga ma võib-olla vahetan natuke teemat, võib-olla lähme kirjanduselu teema peale. Et hiljuti oli Tartu kultuuripealinn. Et kuidas te tajute Tartu kirjandust? Kas te tajute rohkem läbi raamatute autorite või ameti poolest puutute rohkem selle kultuurikorraldusega kokku, et sealt kaudu näete? Mõlemat pidi. Mul on privileeg anda üle preemiaid ka teile või siis linnakirjanikule kuldsulg, nii-öelda kuldsulepea, see ei ole küll kullast, aga see, mis sealt tuleb, on kuld. Täitsa metallist iseenesest küll. Just. Et kindlasti puutun see läbi kokku ja käin ka konverentsidel, kutsutakse neid avama, sisse juhatama ja saan seda õhku sisse hingata, nii et ma arvan raamatu puhul samamoodi, et kui sa uue raamatu kätte võtad, siis mina vähemasti ikkagi vaatan ja teen raamatule pai ja avan ja nuusutan ja katsun ja tutvun kõigi meeltega selle raamatuga. Et niipidi mul on hea meel Prima Vista ajal. Linnapeaamet on mulle andnud veel kord suure privileegi. Ma näen ja saan suhelda selliste inimestega, keda muidu ei kohtaks ja ei näeks. Ma olen tänu Prima Vistale tutvunud paljude väljapaistvate kirjanikega, nendega kokku saanud, neile vestluspartneriks olnud. Ja aga ma ikkagi jälgin ka loomulikult lisaks sellele, et kutsutakse siis sõpruse märgiks ka raamatu esitlusele, aga ma ikkagi jälgin, mis meie kirjanikud avaldavad ja kirjutavad. Kõike muidugi ilmselt mul ei ole täit ülevaadet, kui siin mõnel heal sõbral, aga ikkagi püüan, jah. Ma eeldan, et ka linnapeana on siis eks ta ole uhke tunne ju Tartu kirjanduse üle, aga mis näiteks teil silma on jäänud või mis on eriti mõelnud, et väga tore, et see tehtud sai või mis see juhtus või raamat ilmus just Tartu elus? Ma siiski
kui tulen selle küsimuse juurde, tunnen väga healt meelt selle üle, et me oleme praegu alustanud 3-köitelise Tartu ajaloo üldteose kokkupanemist. Lehes oli ka pikk artikkel Enn Küngiga, kes on selle kogumiku peatoimetaja, ja me siin mõne lähima aasta jooksul töötame selle nimel, et oleks meil 3-köiteline Tartu ajalugu. Ja võt selle üle ma hakkan olema väga uhke, et kui see töö saab tehtud, siis on väga oluline, et Tartul ei ole oma akadeemilist ülevaateteost. See tuleb mõne peatüki jaoks tuleb tõeliselt monograafia kirjutada, ta eeldab nii põhjalikku tööd. No ma lisaks ilukirjandusele, Tartu kirjandusele mõtlen seda, et see meie kirjanduspilt on väga mitmekesine, mis Tartus sünnib. Ja siin on häid elulooraamatuid. No Ago istub seal, kes on kirjutanud, ja mul on südamest hea meel, et meil on, sa oled kirjutanud Laine Peebust raamatu, sa oled kirjutanud Tiina Talvikust raamatu, Heino Noorest oled sa kirjutanud. Sul on töös veel raamatuid, väga, need suured tartlased, me saame neid lugeda ja nende mõtteid lugeda. Me kirjastame palju väga olulist väärtkirjandust. Ilmamaa teeb ju suurepärast tööd. Suurepärast tööd ja läksin kunagi Hando Runneli juurde, Peeter Tulviste saatis, ütles, et kuule, et sa peaksid kirjutama mõne raamatu ja las Hando kirjastab. Peeter ütles, et meil ei ole korralikku teost näiteks Petseri kloostrist. Kirjuta Petseri kloostrist raamat. Läksin Hando Runneli juurde, ütlesin, et kuule, Peeter saatis mind sinu juurde, et ma hakkan kirjutama. Ei, seda ei loe mitte keegi. Ära seda kirjuta. Mis ma siis kirjutan? Kirjuta Postimehest. Kirjuta raamat, et kuidas Postimees Tallinnasse läks ja kuidas mina koju tagasi tulin. Ehk siis sellest peatoimetajast seal näiteks. Aga jah, väga head tööd. Pikalt rääkima, kõik me saame aru sellest ilmamaa tähtsusest ja tähendusest. Ilukirjanduse poole pealt veel loomulikult linnakirjanikud. Täna just tuli ära Matsin tänava peal vastu, soovisime vastastikku head raamatu aastat ja inimene kingib raamatu, kohustuslik inimene loeb läbi. Siis meie linnakirjanikest ju veel on tublid siin just avaldas väga huvitava, väga mitmekesise raamatu ja muide just hea küsimus on see, et kuidas see siis kultuuripealinna aastaga kokku kõlas. Oli ju see, et kui Kristiina Ehin ütles, et Silveril oli kultuuripealinna aastal nii palju esinemisi, siis mulle ei olnud ühtegi, ütles ta. Ja võt sellepärast ma kirjutasin nüüd selle viimase raamatu. Aga põnev, eks ole, et kuidas ka nii võib olla. Ja, et see pilt on hästi mitmekesine ja ma arvan, meil on kõigil põhjust uhke olla, et Tartu on väga tugev raamatulinn. Kas on ka midagi, mis on nagu kripeldamas viimase 11 aasta jooksul linnapeana, et mis on nagu midagi tegemata jäänud või kirjanduse valdkonnas? Kirjanduse valdkonnas, et ega nende linna tasemel otsuste tegemine ei ole alati kõige, võib-olla peab mingid otsused tegema, mida ei soovi teha. Kas teil on midagi nagu kripeldama jäänud kirjanduse osas? Just kas kirjanduselu korraldamise või kaasaaitamise osas? No kõige suurem otsus on see, et Tartusse tuleb Siuru. See on ikkagi väga oluline, et
ja ma leian, et see ajastatus on ka väga õige, et me just praegu valmistame ette ja hakkame ehitama linna raamatukogule uut kodu koos kunstimuuseumiga ja seal veel ruume juures, aga ikkagi raamatukogu ja ettevalmistused käivad ja töö käib väga tõsiselt. Rahastus on meil Kultuurkapitali poolt suures ulatuses ja linn paneb 3% ulatuses, on arvestanud eelarvestrateegias juurde, nii et ja jätkavad tööd ju haruraamatukogud. Nii et see võrgustik kõik ju töötab veel paremini kokku. Nii et see on oluline. Mul on hea meel selle üle, et meil on kirjanike maja. Me oleme aidanud seda kirjanike maja remontida, me igal aastal anname selleks linna eelarvest toetust, et seda maja pidada, korras hoida. See on tähtis. Ja on stipendiumid, on kirjandusfestival Prima Vista, mida linn ka toetab päris suurelt. Nii et neid asju kindlasti siin toimub ja me oleme ikkagi ka mõtteloosarja ikkagi ka keerulisematel aegadel kogu aeg toetanud, et ta saaks ilmuda. Nii et kui te nüüd midagi mulle ütlete, et mis võiks kripeldada, siis ma hea meelega kuulan, aga mulle nagu endale praegu otseselt ei meenu. Ma mõtlen, et meil on ainult 5 minutit jäänud, et võib-olla isiklikud ütlemised võivad pärastpoole ka tulla. Aga võib-olla siis lõpetame sellega, et te juba nimetasite ka mingid raamatud, mis te hiljuti nagu loete, need samud Hosseinid ja Lilliluuk, aga näiteks üks teos, mida te tegelikult ma sooviksin küsida hoopis niimoodi, et mingi teos, mis teil tuleb nüüd meelde, teil on, ma saan aru, et teil on ka väike laps. Et kas sellega seoses on tulnud mingisugused teosed endal meelde enda lapsepõlvest või nooruspõlvest, mida te sooviksite, et teie oma laps hakkaks lugema, et ei jõua ära oodata, et millal ta jõuab sellest sikka, et ta võiks seda lugeda? No, talle meeldivad väga raamatud, väga meeldivad ja praegu näiteks me loeme Pipi Pikksukka. Ja tema vaatab sellele Pipi Pikksukale täitsa sellise nurga, kui mina näiteks omal ajal, ma ei mäleta, ma oleks sellise nurga alt vaadanud Pipi Pikksukka näiteks. Tema muretseb selle üle, et miks ei ole Pipil ema ja isa, kus on Pipi ema ja isa, kuidas Pipi peab üles kasvama nii, et tal ei ole ema ja isa. Kui ta väiksem oli, siis tema suur lemmik olid kõik vimmelpuhid. Need saksa, meil on ka selles mõttes, mina pean loomulikult rääkima ja suhtlema inglise keeles, aga mu esimene võõrkeel on saksa keel. Ja mul saksa keel väga meeldib ja saksa kirjandus, saksa kultuur ja sellest võiks ka pikalt rääkida. Ja seda ilmub meil nii eesti keeles, aga seda saab ka loomulikult, ma saan lugeda ka saksa keeles, aga abikaasa on Hispaania filoloog, Hispaania keelt ja kirjandust õppinud, nii et muide tema, mis on veel oluline, temal oli ju, millest ta nüüd küll loobus siin mõni aeg tagasi, aga tal oli oma kirjastus, mida ta juhtis, Toledo kirjastus, nii et kõik need raamatud, mis on hispaania keelest meil valdavalt siin Eestis tõlgitud ja trükitud, avaldatud on, väga palju on Toledo kirjastus teinud, nii et Maris oli selle kirjastuse üks omanikest ja juhtidest. No võt, ja nüüd me siis püüame ikkagi kuidagi nagu see huvi kandub ka lapsele, nii et seal üks vimmelpuh on saksa keeles, ilusti suur, selline tore piltide raamat, nii et kui me Roomas käisime, Ida vaevu rääkis, aga siis kui nägi, et seal püha
Peetruse katedraali juures tulevad nunnad, siis hõikas üle selle välja kõva häälega nunnad. Ja need kõik jooksid tema juurde. Seal on 4, ma ei mäleta, 3 või 4 nunnad seal ühes Vimmelpuhis, kes ikkagi tahavad ja tunnevad elu kõikides, peaaegu kõikides nüanssides ja on sellised elurõõmsad tegelased. Nii et sellist, me oleme püüdnud mitmekesist kogemust ja võimalust pakkuda. Aga et mida ma kindlasti tahaks või suunaks, ma ütlen ausalt, ma ei oska öelda. Sellepärast, et ma olen seda meelt, et igaüks meist ikkagi peab ikka ise avastama ja leiab tõeliselt selle, et nagu ütleb Juhan Viiding, et mis su hinge puudutab ja küllap ta leiab. Peaasi, et me loeme. See on tähtis, peaasi, et me loeme. Peaasi, et me loeme ja sellepärast ma olen mures ja mul on hea meel, et meil on üheskoos kirjanduslinna, UNESCO kirjanduslinna tegevused, et meil on Prima Vista, et meil on raamatukogu uus maja plaanis, mis iseenesest ei pane ju lugema, aga tõesti, me ei tea, kust see puudutus tuleb, see puudutus, mis see laps tunneb ära, et raamat on minu päris asi, mulle oluline ja sest tõesti raamat ei ole paber, üksi paber, raamatukogu ei ole betoon, et on midagi palju enamat ja oluline on see puudutus tuleks ja ma leian, et on väga oluline, et me loeme ja et see raamatu rahvaks olemine, see peab, ja see on eriti praegu, kui kõik ma isiklikult tõesti, võib-olla jään liiga pikalt nüüd rääkima küsimusele vastates, aga kui mina ei saa lugeda, siis ma jään haigeks. Ma tunnen kohe, et midagi on puudus, et ma pean, mingi tükk on ära rebitud, kui ma ei saa lugeda, ma pean lugema. Ja see on kõik ju, see on süvenemine, see on omalaadi ju teraapia, aga saad targemaks, saad paremaks inimeseks, avastad uut ja kui kõik sotsiaalmeedia, meeletu pealiskaudsus, pealkirjad, kõik ainult tungib peale. Ma ise olen ju ajakirjanduses töötanud üsna pikka aega ja kõik, praegu oleks mul väga keeruline ausalt, et see on super inimesed, kes seal suudavad toime tulla. Aga just nimelt selles olustikus kriitiline mõtlemine, kõik see huvi, lugupidamine teise inimese suhtes, see kõik tuleb ju raamatust. Ja, nii et loeme. Meil on aega ainult üheks publiku küsimuseks, kui keegi soovib midagi küsida. Oleme nii enesekesksed. Ei, meile anti tund aega ja meil on 1,5 minutit. Siin Tartu kirjanduselust rääkides jäi nagu otseselt nimetamata see Tartu kui UNESCO kirjanduslinnade võrgustiku liikme staatus. Et kas te olete nagu märganud, et see on meile nagu rahvusvahelist tuntust toonud või mis ta meelest on Tartu? Jaa, aitäh. Jah, sellest peaks rohkem rääkima, ma olen nõus. Sellepärast, et ma mainisin teda nii vilksamisi, eks ole. Tartut teatakse kirjanduslinnana ja kui mina käin kuskil ka, ma rõhutan seda meie kuulumist UNESCO loovlinnade võrgustiku kirjanduslinnana ja mis ta meile on toonud näiteks ka, lisaks külalistele, lisaks üritustele, lisaks, mis me ise teeme ja just, et ka noorte hulgas lugemist harjutada. Näiteks Lvivi linna tõi ta meile sõpruslinnaks ikkagi väga palju seetõttu, et ka Lviv on UNESCO kirjanduslinn. Ja me oleme aidanud ka Tartu linnana
Lvivil kirjandusauhinda ikkagi jätkuvalt anda, nad annavad aastas 2 kirjandusauhinda, et ka sõja ajal ei katkeks ja vastupidi, see kirjanikud kirjutavad väga palju, arusaadav kõik, miks see niiviisi on, aga et kirjandusauhind saaks välja anda, Tartu on toetanud, ta on meil Lvivi toonud meile lähemale. Aga ta on toonud Tartusse väga palju tuntud kirjanikke, kes lähevad siit sõnumiga, et inimesed, no siin on täitsa intelligentsed, toredad inimesed Tartus. Ja Prima Vistat pean ma silmas eelkõige, millega ka teie olete tihedalt ju seotud. Ja just mul on Linda Jahila üle selle üle väga hea meel, et just tema südames on just jälle selle saksakeelse kirjanduse, Saksa, Austria, kõik see pool, eks ole, nagu, me väga hästi mõistame üksteist küllap seetõttu ja haakume väga hästi, et see on jällegi oluline. Ja. Ta on meid kindlasti teinud kirjandusmaailmas nähtavamaks, rahvusvahelisemaks, avanud meid ja toonud meile palju külalisi. Ja, ma tänan selle vestluse eest. Oli tore näha linnapea ka natuke isiklikumalt poolt, rääkida lapsepõlvest ja nooruspõlvest. Ja nüüd algab, ma saan aru, üks väga pidulik osa, tänu jagamine. Suur aitäh, aitäh. Kõigepealt täname teid ja mida on Lutsu raamatukogul kinkida, ikka Lutsu homme. Oi, kui tore. Suur aitäh. Ja, ma juhustan. Aitäh.